Just sellisel kaluripaadil 1944. aasta sügisel Rootsimaa randade poole põgenetigi. Olude sunnil oli siin pardal 30 inimest ja isegi vahel rohkem. Tol ajal põgenedes suuri valikuid ei olnud ning enamus inimesi pagesid Rootsi kohalike kaluripaatidega. Üle vee jõudis selliste paatidega nii mõnigi 1000 Eestist tulnud põgenikku. Millised need põgenikepaadid enamasti olid sel ajal? Põgenikepaadid olid just niisugused, kui parasjagu kätte saadi paljud kohalikud kaluripaadid ja kohandati natukene, et saaks pikema teekonna ette võtta. Siit Vormsilt ja Lääne-Eesti rannikult on teada, kui palju selle Rootsi tee ette võtsid? Rootsi kohale jõudis üle 7000 rannarootslase. Kui palju merre jäi, ei tea, aga orienteeruvalt 160 väikest paati läks teele. Üks 7000 seast oli ka Maria, kes tähistas tänavu enda 80. juubelit. Naise sõnul põgenes ta ajal, kui kõigest 14-aastane oli ning tunnistas, et retk Rootsi ei olnud kindlasti kerge. Rohukülast sõitsime ära juulikuus aasta 44. Kui palju sinna paati mahtus on teil veel meeles? Me olime 330 inimesed laeva peal pardal ja me olime ju seal laeva all ja kõik jäi ju haigeks, see merehaigeks tuli kõigile, nii et see oli ju üldse hea. Ülesõidust, mida te mäletate, mismoodi see käis, kui kaua? Ja, 2 ööpäev olime pardal ja ma ei mäleta just midagi, kui me sõitsime ära mu kojust ära. Aga ma mäletan ju, kui me olime laeva pardal, seda ma mäletan küll. Ja see oli nii tormiline. Ei ole üldse hea reis. Mida siis teie vanune 14-aastane tütarlaps siis kaasa võttis kodust? Mis olid teie asjad? Mul oli väike reisikott ja seal oli mu paberid mu koolist. Kirja ja tunnistused oli mul kaasa. Lisaks päevastele sündmustele saadeti Tiina Leesiku lavastuse ja see teatri osalusel teele ka viimane põgenikepaat. Olulist üritust ei jätnud külastamata ka peaminister Jüri Ratas.